Tere! Tere, armas kuulaja, armas vaataja. Mina olen Triinu Sirge ja täna räägin teile armastusest, valgusest ja uutest algustest. Olen heaolu looja ja heaolu mentor ja ma armastan kaarte ja tänu sellele armastusele sünnib ka see kaardivideo, mida te praegu siia olete tulnud vaatama. Ja kui sa oled siia tulnud vaatama, siis tea, et sa oled täitsa õiges kohas, sest ma sättisin siia neid asju laua peale. Ja nii lahedalt nendest tulukestest, sellest valgusest on moodustunud süda siia natukene kaugemale, mis jääb küll kaadrist välja, aga see ongi märk sellest, et armastus toetab meid ja armastus on alati olemas, isegi siis, kui me teda hetkel ei näe, et ta on alati meie sees, meiega. Nii et see armastus on alati meie sees ja meiega ja me oleme alati hoitud ja armastatud. Ja kui me tunneme iseendast selle armastuse ära, siis me saame ka seda armastust jagada maailmale ja olla valgustajaks teistele, armastuse valguskiirteks. Ja sellise valguskiirena tahangi täna siis alustada sellist kaardi lugemist, mille inspiratsioon tuli mulle juba paar päeva varem. Tegelikult eile õhtul, kui ma tellisin mõni aeg tagasi endale mõned uued kaardipakid. Ja eile õhtul tuli mulle siis 3 kaardipakki, mis ma olin tellinud ühe tellimusega ja ma õhtul oli käes juba õhtu ja ma mõtlesin, et ma ei jõua neid lahti võtta, sest see kaardipaki avamine on selline rituaal ja see on nagu lahe tegevus alati vaadata, millised kaardid on ja siis ma mõtlesingi, et ma teengi selle video hoopiski koos teiega, et avan need põnevad kaardid, uued kaardipakid koos teiega täna siin. Ja ma enda üllatuseks sain täna veel ühe paki, kus oli sees 1, 2, 3, 4 kaardipakki. Ja ma olin need tellinud eelmisel aastal enne jõule, juba pikka aega enne jõule ja see pakk pidi jõudma siis mulle jõuludeks, et see oli nagu siuke jõulukingitus, tegin ise endale, ostsin ma neid kaardipakid juurde. Ja see jõulukingitus ei tulnud ja põhimõtteliselt see tühistati nagu see tellimus või ühesõnaga see nagu pakk läks kaduma. Ja ma olingi juba, mõtlesingi, et ju siis on nii, et mul neid kaardipakke vaja ei lähe, et las ta siis olla. Ja täna endalegi üllatuseks on uksekell ja ukse taga on kuller, kes ulatab mulle paki, kus sees olid siis 1, 2, 3 kaardipakki ja 4. kaardipakk, siis see tuli siis veel eraldi kaardipakiga ka täna selle sama kulleriga, et see sama tellimus tookord oli 2 osas. Ja 3 päeva tagasi saabus mulle juba siis veel üks True Love oraakli kaartide pakk, mille ma olen juba avanud ja kokku mul siis põhimõtteliselt ongi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaardipakki, mis on täiega uued ja nii lahe ongi siis koos teiega neid täna avada ja vaadata, mida need uued algused meile toovad, et see minu kaardipaki ja see hilinenud paki teade tõi praegu sellise sõnumi, et
asjad juhtuvad õigel ajal, alati õigel ajal, et isegi siis, kui sa oled lootuse kaotanud, nagu mina mõtlesingi, et mul ei olegi tühja neid kaarte vaja ja mul nii on neid nii palju juba ja nii edasi, siis ühel hetkel tabas mind üllatus oli see, et need kaardid olid mul ukse taga ja minu käes ja siis täna vaatamegi nendesse pakkidesse sisse, mis siis neil öelda meile on. Ma võtangi siit sellest esimesest True Love kaardipakist esimese sõnumi, mis ongi siis selline indikaator sõnum sellesse tänasesse uute alguste lugemisse. Ja vaatame, mis siit siis tuleb meile, et need on hästi mõnusad kaardid, hästi tore on neid segada ja vaadake see küünelakk, mis ma täna olen endale valinud, on täiega seda värvi, mis see kaardipakk, et nii lahe. Ning võtame siis siit ühe sõnumi ja selleks sõnumiks tuleb tänaseks uuteks algusteks soulmates ehk hingesugulased ja number on hingesugulastel 33 number ja see peegeldabki siis sellist sõprust, truudust, armastust ja koos lendu, edasiminekut, koos edasiliikumist ja koos edasiliikumist just sellisel armastuse teekonnal, sellel teekonnal, milleks sa oled siia loodud, et hingesugulane on siis see indikaatorkaart meil siis tänases lugemises ja siin on nii lahedad liblikad, sellised värvilised. Mulle väga meeldivad sellised värvilised kaardipakid ja täpselt see sama True Love ongi just selline nii minulik, nii värviline, nii rõõmsameelne, nii ilus. Ja paneme selle kaardi siis siia meile toetuseks, et vaatame, mida siis see hingekaaslane, see soulmate siis tahab meile selles tänases uute alguste lugemistes veel öelda. Ma praegu tunnen, et need uued algused sünnivad koos töös, koos kellegiga, ideaalis koos enda hingesugulasega, aga see, kellega sa juba võib-olla praegu koos oled, ongi sinu hingesugulane ja sinu hingekaaslane. Ning see koos edasiliikumine, kui me ühendame enda jõud, viib meid tõeliste tähtedeni ja tõelise armastuseni, sellise külluseni ja rikastab meie kogukonda, meie maailma, meie universumit, et see lilled saaksid õitseda ja et puud saaksid kasvada, et see sinu panus koos kellegagi on täna just väga oluline, nii et esimene soovitus, leia endale koostööpartner, kui sul seda veel ei ole, et ühine kellegiga, liitu kellegiga, tee koos midagi kellegiga ja siin tuleb ka läbi selline sõnum, et perekond võib ka olla sinu hingesugulane, et on see siis abikaasa või laps või lapsed või keegi ema või isa, et ka nendega koos tegemine läheb siia alla, et koos jõuame kaugemale. Ja on ka selline ütlus olemas, et kui sa üksi tahad minna, kui sa tahad kiiresti minna, siis mine üksi, aga kui sa tahad kaugemale jõuda, siis mine koos ja praegu on see koos loomise aeg. Nii et esimesed sõnumid sellest armastuse orakli pakist on meile tulnud. Ja võtangi siis teise karbi, mis on siin mul juba lahti, et see on selline metsa spirituaalsuse, metsahingede kaardipakk.
see on ka täitsa uus ja siin on ka hästi armsad värvilised kaardid ja võtangi siit siis meile kaardi. Ohoo, tuleb seikluse kaart ehk väikene selline chipmunk spirit ehk väike selline oravakese hing metsas, seikluste metsas kutsub sind seiklusele. Ja see seiklus on sinu algus millegile suuremale, et siin samamoodi juhitakse tähelepanu sellele, et see seiklus, mida sa vastu võtad praegu või oled vastu võtmas, see on mitmekesi, et sa ei tee seda seiklust üksinda, et sa võtadki endale siin on number 3, tegelikult ka siin selles kaardis, Soulmates kaardis oli 33 ehk 3 ja 3, et see on selline koostöö, et sa teedki seda seiklust mitmekesi ja sa oled selleks seikluseks valmis. Nii et võta välja oma seljakott ja liigu seikluste poole. Nii et praegu panen selle kõrvale ja võtan siit nüüd esimese kaardipaki lahti, mis on siis Medicine Woman ja see kaardipakk on siis täiesti tutikas ehk kasutan siin natuke abivahendit, et võtan selle kilest täitsa lahti ja vaatame, milline on siis see kaartide karp. Esiteks, kui hästi kaardid pakist välja tulevad, et siin on hästi mõnus pehme kate ja siin on kohe sõnum, et Mother Earth is calling you, mis tähendab, et emake loodus kutsub sind. Et seesama muinasjutu mets on ka ju emake loodus ja jälgime nüüd, mis siit siis meil kaardipakist välja tulevad, et nii lahe siin kaardipaki põhjas on ka sõnum, et can you hear her song, et kas sa kuuled tema laulu, kas sa kuuled emakese maa laulu. Nii et jaa, väga põnev. Siin selles kaardipakis on kaasas selline paks raamat väga kaunite piltidega ja väga kaunite sõnumitega. Tavaliselt mina neid raamatuid väga ei viitsi lugeda, aga mulle meeldivad need kaardid, mis siin pakis on ja minu pärast võivad need kaardid olla ka ilma siis nende raamatuteta, sest kaardid iseenesest on väga juba räägivad minuga ise, et mul ei ole vaja seda raamatut ega seda raamatust seda infot lugeda. Ja vaadake, milline kaardipakk, see on mega äge. Esiteks, siin on kuldsed ääred ja teiseks siin on sellised 4 värvi ehk ilmselt kuna see on samani kaardipakk, siis on siin erinevad stiihjad ära toodud, et mind täitsa huvitab see. Ma alati, kui ma uue kaardipaki võtan, siis ma segan need kaardid läbi ja võtan ühe kaardi siit, et mis see siis mind ise loomustab või mis siis parasjagu hetkel on. Nii et täna võtangi siit sellest kaardipakist siis kaardid teile. Nii, vau, esimene kaart sellest punasest kaardipakist tuli uuesti sünd, rebirth 26 ja see uuesti sünd on väga võimas, mega võimas, et siin see on nagu selline sakraalkeskuse jõud, elujõud, eluvägi, mis sünnib uuesti, et sa paned selle ratta justkui pöörlema ja sünnid uuesti, alustad uut ringi kuskil, kus on sinu uuesti sünd ja see on selline
transformatsioon, sügav ja hästi toetatud, oled sellel teel, see toetus annab sulle tiivad, et hästi selline julge, lennukas, lendama panev uuesti sünd ja nüüd sa näed seda tõde. Läbi selle uuesti sünni sa näed seda tõde, sa sünnid justkui uuesti uuele levelile ja see looming sinus saab nüüd, see just seesama sakraalkeskuse looming, see elujõud saab väljenduda väga sügavalt, et väga ilus kaart. Nii, ma panen selle siia. Panengi selle siia nii ja võtan nüüd siit sellest rohelistest kaartidest siis ka ühe, kuidagi tuli juhatus, et on vaja võtta 4 siit. Nii, roheline kaart on number 15 ja see on karu kaart. Karu ütleb sulle seda, et vaata vastuseid enda seest ja võta see perspektiiv tuleviku suunas, et see karu on tugev ja ta on selline julge, tugev ja tark. Ja seda tarkust nüüd kasutagi, mida sa oled omandanud. Nii. Võtan nüüd siit nendest roosakatest kaartidest ühe. Vau, siin on emotsioonid number 7. Sa oled emotsionaalne olend ja sinu viljakus on väga suur jõud. Seesama sakraalkeskus jälle, see uuesti sündimine, viljakus, väga viljakas uus algus. Väga viljakas uus algus, mis kuidagi muudab su perspektiivi hoopis laiemaks. Sa tegutsed, sa jõuad, sa suudad ja see ongi nagu kuidagi kastist välja isegi, et kui see karu tahab sul nagu sinna ringi sisse kuidagi hoida, siis tegelikkuses sa täna näed sellest ringist kaugemale, ehk sa näed sinna samamoodi nagu meil siin oli see süda seal tuledest, mis oli moodustunud, et sa seda justkui ei näe, sa näed seda pilti, mis on siin, aga sa tead, et seal ringist väljas on see süda. Ja sa tead, et sa oled toetatud. Emotsioonid, valgustus, valgustumine ja valgus. Ja see on jõud, tugev jõud, et see jõud, see läheb selle rebirthi juurde, sest sünnitus, uuesti sünd on väga suur jõud. Ja võtan siis siit sellest pruunikast ka ühe kaardi ja siit tuleb selline vahva kaart nagu autentsus. Ja autentsus ütleb sulle, ma avan ennast enda tõele, ma väljendan enda tõde. Ma olen see, kes ma olen, mina olen mina. Mina olen mina, ma olen see, kes ma olen, mina olen mina. Ja kinnitades nii endale, ma saan tiivad, ma lendan, ma ühinen, ma liigun enda hinge partneritega koos. Sellised 4 maandavat jõudu. Uuesti sünd, karutarkus, emotsioonid, läbinägelikkus ja sina ise, sinu autentsus. Meil maailmas on vaja sind täpselt sellisena, nagu sa oled. Täpselt sellisena, nagu sa oled. Ära muuda ennast. Ei ole vaja ennast muuta ega tuunida, sest ole sina, ole see, kes sa oled.
et need kaardid olid mega ägedad, mulle väga meeldisid, olen väga rahul selle valikuga. Nii, võtan järgmise kaardipaki. Järgmine kaardipakk on armastuse ja romantika oraakli kaardipakk. Vaatame, mis siit tuleb. Võtangi siit kile ära. Selline karbikene on siin lillades toonides, sobib siia Mystify stuudiosse mul hästi. Ja ma ei ole väga selline armastuse ja romantika lugeja, aga vaadake, kui ilusad värvid selles kaardipakis on. Nii nunnud ilusad toonid ja roosad, heleroosad, lillad toonid. Et vaatame, mis siit tuleb. Mis siit loob? Saatus. Kõik juhtub täpselt siis, kui juhtuma peab ja ühinemine kaksikleegiga on olemas ja see täpselt läheb selle soulmatesi alla, et kaksikleek ja see ühinemine, koos tegemine ongi just see koht, et väga-väga armas. Nii, panen need siia. See teekond, see uus algus, see ongi see sinu saatus, sinu see koht, mida sa saad siis väljendada, loominguga väljendada ja kommunikeerida, olles sina ise. Nii, võtan järgmise kaardipakki, mul on juba sassi läinud, mitmes see nüüd mul on, aga nüüd on selline Wisdom Oracle kaardipakk ja see on ka selline ilus ja läikiv. Ja siin ka seda pakki avades on kõigepealt siis raamat ja karbike. Raamat on muidugi jällegi korralik piibel. Et siit saab pikemaid sõnumeid lugeda, aga täna ma seda ei tee, nii et panen siit kõrvale ja siin on köide ka, võtan selle ära ja vaatan, mis on esimene kaart. Esimene kaart on Yang ehk meesenergia tegutsemine, seesama adventure, see tegelikult ju algab siis, kui sa võtad esimese sammu ja hakkad tegutsema, nii et number 1, tegutsemine on väga teretulnud. Ja rohkem siit neid kaarte ei vaata, vaid segangi selles mõnusas energias need kaardid ära. Ja siin on taustal selline 2 merekarpi punasel taustal, et põnev. Kaardid on sellised libedamad, mitte nii hästi liikuvad, aga suht okei. Et alati ma vaatan kaardide puhul ka seda, kui hästi nad käes liiguvad, kui mugavad nad on käes hoida. Ja võtame siia uute alguste kaarti. Selline kaart tuli 36. See ütleb meile, et tuule ääre peale, come to the edge. Ehk siin on jälle nii lahedad toonis minu küüntega see värvikaardi gamma. Siin kutsutakse tantsima, kutsutakse kõrgele minema, vaatama tervikpilti, vaatama seda head vaadet, kus sa näed kaugemale, kus sa saad rohkem aru, kus sa mõistad rohkem. Ja kutsutakse ka armastust jagama, sest armastuse jagamine on lihtsalt nii ilus ja see esimene kaart ütleb, et armastust ongi vaja jagada, et ole lahke, jaga armastust, see tuleb sulle 10, 100, 1000 kordselt tagasi. Ja tule ääre peale, vaata, mis toimub, et kui sa oled seal kuskil keskel, kaugel, massis kuskil kaugel, siis sa ei näe seda, mis toimub lava ees.
nii et tule lava ette ja kui sa oled eriti julge, astu lavale. Nii et selline sõnum, et tantsi ja elu näitab sulle, mis tuleb, sest tants on fantastiline, see on keha liigutamine, see on treening, see on kergus, see on nauding, nii et tantsi ja avardu. Ja roosa taevas minu jaoks alati sümboliseerib seda õiget teed, et kui sa näed roosat taevast, siis sa tead, et sa oled õigel teel ja siin selles kaardis on roosa taevas. Võtame siit ühe kaardi, mis on järgmises kaardipakis ja see on Shadow Work ehk varjude kaardipakk. Varjude töö kaardipakk ja vaatame, mis siin selles kaardipakis meile näidatakse. On ka lahedad kaardid, hästi ilusad, värvilised jällegi, et segame neid, need libisevad hästi mugavalt, hästi mõnus on neid segada. Et millised on meie varjud? Oi, ei! Just rääkisin tantsimisest ja tuleb tantsuvari ehk just rääkisin tantsimisest ja see on nagu imeline, milline sünkroonsus, milline kooskõla, milline tasakaal. Kui see esimene kaart, mis tuli just enne, see roosa taevas ja see tantsiv kaunitar siin maailma äärel tantsi üksinda, aga teine kaart näitab meile, et tantsi koos. Ja kui me vaatame, mis siit paistab, siis meie indikaatorkaart ütleb, et meil ongi vaja koos tegutseda. Ja sõnum on selline, et kui sa oskad üksi tantsida, siis kahekesti tantsimine tuleb sul juba palju paremini välja. Nii et esmalt enda karika täitmine, üksi tantsimine ja siis partneriga tantsimine ja koostöö tegemine, mis viib tähtedeni. Ja siin ongi avatus ja liikumine hästi oluline ja nii koos liikudes, kas või väikeste sammudega, kas või väikeste tantsusammudega liigud sa elus edasi ja jõuadki sellesse mäetippu, sellesse kohta, kuhu sa oled tahtnud jõuda. Nii et avasta oma rütm ja liigu omas rütmis, et tantsimisel ka, et ei saa kiirustada, sest siis sa lähed rütmist välja, aga kui sul on oma rütm, siis sa võib-olla lähedki rütmist välja, aga tea seda, et see on sinu rütm ja sina võtad siis selle tee enda kanda, nii et avasta seda ja liigu omas rütmis ja see on okei. Nii et liigselt mitte üle emotsioneerida, et vaata, võta rahulikult, kõigepealt iseendaga tantsud selgeks ja siis maailmaga tantsima. Nii lahe siin selles hetk tagasi just jooksis siin minu kaartide alla üks pisikene ämblik, et ämblikud toovad õnne, et võib-olla tantsimine toob ka sulle õnne. Nii et vaata. Ja see varjupool selles tantsimises ongi seotud selle rütmiga, mida ma enne võib-olla ei sõnastanud nii selgelt, et tantsi omas rütmis, aga samas ole sünkroonne ka kõigi ülejäänud tantsijatega. Võtame järgmise kaardipaki
selleks on nüüd selline kaardipakk, et selline nagu atlase kaardipakk, et mõned juhised siit. Võtame kile ära, vaatame, mis materjal on, et selline mõnus pehme. Kaart tuleb lahti ja siin karbis on jällegi siis raamat, saab palju lugeda. Coming to life number 29. Something beautiful is born in your life ehk midagi ilusat sünnib sinu ellu. Selline lause, selline sõnum sellest raamatust, et vahel võib raamat ka tore olla, et võtadki raamatust ühe suvalise lehekülje lahti ja saad juba selle hea lause, hea sõnumi endaga kätte. Jällegi minu lemmik värvid, ilusad, sellised mahedamad toonid on selles kaardipakis. 28 movement, seesama adventure, seiklus vajab liikumist ja koos liikumist. Nii, vaatame, kuidas siin see kaardipakk toetab meie lugemist. Ja mis siit tuleb? Mul on tunne, et siit tuleb kuidagi 2 kaarti. Nii, algus. Nii, sellised kaardid. Esmalt universum ja tugevus ja jõud. Sinus on universumi tugevus, universumi jõud ja sa suudad seda maad, emakest maad hoida oma kätel ja juhtida seda täpselt sinna suunda, kuhu sa tahad, et sina oled looja, sinu käes on jõud, sinu käes on see tugevus ja tugevus viib meid kasvule. Kui me tahame kasvada, siis me peame olema sisemiselt tugevad, hoidma rutiini, distsipliini, tegema mingeid asju vahepeal võib-olla, mis meile nii väga ei meeldi. Aga kui me teame enda fookust ja seda kohta, kuhu me tahame jõuda, siis me sealt teemast liigume edasi, siis me jõuame sinna. Ka vahel siis, kui kõik ei tule niisuguse kergusega, kui me võib-olla ise ette kujutame, aga elul on alati omad plaanid. Võib-olla järgmine asi tuleb kergusega. Iga sammuga näitad sa teed ja näitad valgust. Nii et ole eeskujuks oma tugevuse ja jõuga. See annab hoogu sinu kasvule ja sa paned kasvama ka oma lähedal olevad inimesed. Ja eriti oluline on see uutes algustes, kui me peame koos kellegiga midagi tegema, et kõige raskem osa alati on inimsuhted, et inimeste vahel tekivad probleemid, tülid, inimesed oskavad üksteisele haiget teha, üksteist kurvaks teha, et need emotsioonid tulevad meis üles siis, kui me kogeme midagi. Aga ära lase ennast sellest mõjutada. Järgmine kaart on see, et ära lase ennast nendest teistest mõjutada, sellest välisest. Kui sa oledki haiget saanud, kui sa oledki saanud selle nõela torke mõnelt persoonilt, siis võtagi see vastu, vaata, mis on selle valu teine pool. Igas valus on ka see magus valu, mis on õpetlik, mis viib sind edasi, mis annab sulle jõudu.
sest inimsuhetes on see, et alati kõik ei lähe nii libedalt, kui me eeldame ja ootame. Siis üks mõttekoht on ka see, et ära eelda mitte midagi. Ära oota mitte midagi, lase elul ennast üllatada. Kogu aeg üllatu ja sa näed, et su elu on palju kergem ja lihtsam ja lõbusam, kui sa lased ennast kogu aeg üllatuda. Ning iga valu taga peitub see magus valu ja märka seda magusvalu poolt, et see magusvalu, see koht viib edasi. Sest siis sa kasvad tugevamaks, paned ennast särama ja sammud jõudsalt enda asjade suunas, mis on sulle olulised. Meil on jäänud veel siit üks viimane, kõige väiksem kaardipakk. Võtame selle lahti. Et see nüüd on taro kaardipakk, et kui teised siin olid kõik sellised oraklikaardid, siis see on selline vähe tõsisem teema ja vaatame, mis see tõsisem teema meile räägib, et see on selline lahe kaardipakk, mis seostub tööga ja uued algused tihti seonduvad ka tööga. Kui me oleme mõne uue projekti võtnud, oleme asunud uuele töökohale või oleme midagi uut loomas, siis see kõik on uus töö. Ja siin on siis selline töökaardipakk. Ja kuna see on töökaardipakk ja see on töökaardipakk just sellises kontoris, et nendele, kes arvutis peavad palju tööd tegema, siis lahedad, mõnusad helesinised kaardid. Vaatame, kuidas need kaardid siis meile uued algused toovad, uued algused loovad töö kontekstis, et see töö on meie jaoks ikka ja alati oluline, sest see töö on seotud ju enamasti ka rahaga, sissetulekutega ja hakkama saamisega elus, et see töö on tegelikult väga lai mõiste ja iga päev me teeme tööd, isegi siis, kui me justkui mitte midagi ei tee, et meie keha teeb tööd, kulutab energiat ja isegi siis, kui me päev otsa diivanil vedeleme. Nii et siin siis just on selline töö. Vau! Töökaardid tõotavad väga edukat küllust, et selline tõsine töökaart tuli praegu välja. See on müntide 10, mis on suurepärane rahaline edu, rahaline võit, külluses elamine. Sul on kõike käepärast, et sellel uuel algusel, uuel teekonnal oled sa õnnelikes harmoonilistes suhetes ja sul on toitu piisavalt, sul on kõike piisavalt, et universum annab sulle kõike piisavalt, mida sa tahad või oled soovinud, et kõik on justkui väga hästi, mitte justkui, vaid kõik ongi väga hästi, et see on päris super töökaardi algus. Ja võtan siia mitu kaarti. Nii. Järgmine tuleb ka rahakaart, issand ka äge, et tuleb saatana kaart küll, aga tegelikult töö kontekstis on see seotud ikkagi sissetulekutega, rahaga ja sellised rahavood, mis on püsivad, et midagi püsivat saabub sinu ellu, mis
nagu justkui natuke hoiaks sind kinni või heas mõttes hoiab sind kinni, et sa oled seotud selle teemaga ja see teema heas mõttes on sulle väga vajalik teema ja see toob sellist kuninglikkust ja edu. Nii et uus algus on väga edukas ja siin on tal käes punase veini pudel, tõenäoliselt punane vein, et selline ajas läheb see uus algus veel paremaks, et ajas aeg väärtustab seda uut algust, et esialgu see ei tundu nii väärtuslik või sa näed nagu mingeid piiranguid selles, aga mida aeg edasi, mida päev isegi edasi, sa näed selles ainult häid võimalusi ja sellist pikka stabiilsust. Ja tuleb jälle rahakaart number 4, müntide 4. See on tasakaal rahalistes kohtades ja töö osas. Mõningaid asju tuleb natuke kokku hoida, et hoida kokku ja võib-olla mitte nii palju laristada, vaid kaaludagi neid otsuseid natukene ja tasakaalukalt siis liikuda edasi nendes uutes suundades, et raha sul on ja raha sul jagub, et sa tunnedki võib-olla selles suhtes ennast nagu kokkuhoidlikumana, et sa enam ei priiska nii palju võib-olla, kui sa mingil hetkel seda tegid, et sa rohkem paned enda aja ja selle väärtusliku aja hoopiski loomise peale, et sa lood enda ellu suuremat väärtust ja väärtustad enda aega rohkem, kui sa senini võib-olla seda teinud oled. Ja see on ainult hea, et see on ainult positiivne ja iseennast peabki väärtustama. Nii et aga üks oht on ka siin, et ära hakka kokku hoidma päris iseenda pealt, et luba ikka endale ka midagi, et siis on kõigil hea meel. Ja tuleb uute alguste rahukaart, täiesti vahva päike ja palmid ja meri ja rahulik algus, et see on see, mida sa naudid ja see on see, mida sa vajad, et see uus tööelu algus on rahulik ja mõttevaba, pingevaba, et räägitakse küll igasuguseid asju ja igasugused uudised on ajalehtedes ja kõike räägitakse ja kõike jagatakse küll, aga sa tunned iseenda sisimas, et see ei ole sinu, mida nad räägivad ja sa usalda iseenda tunnet, iseenda sisetunnet, iseenda sisemust ja usaldades enda sisemust, sa tead, et sinu sees on rahu, sinu sees on see päike ja palmid ja nauding, nii et igal juhul see tööalane edukus, uus algus loob sulle palju võimalusi ja palju just rahalist edu, et materiaalset edu, et alati ei pea olema ka rahaline edu, aga just materiaalset edu ja siin juhitakse tähelepanu sellele, et see hakkab koos mängima, et autentsus, väljenda ennast autentselt, ole sina ise, et selline tõde, väljenda enda tõde, ehk sa ei saa siis olla keegi teine, kes sa ei ole, sest meie kaardilugemine algas siit sellest uuesti sünnist ja see uuesti sünd tähendabki seda, et sa sünnid uuesti siia enda uue elujõu ja väega
autentsena, sel korral autentsena, sest see ring, kus sa oled olnud keegi teine, see on nüüd sinu selja taha jäetud, see on see minevik. Ja tea, et olevik on see, kus sa lood tulevikku ja need seiklused ja see jõud sinu sees, see tahe avastada maailma, tahe terveneda, tahe käia enda saatuse teed, tahe olla inimeste keskel ja suhelda, see kõik on väga edukas ja see on sinu uus algus. Sinu uus algus. Sinu uue alguse sõnumid siinkohal lõppevad, et ma tänan kõiki kuulajaid, vaatajaid. Võta siit kaardilugemisest kaasa see, mis sind kõnetas. Sinu tööalane edukus on praegu uutes algustes väga positiivne. Ja selles uues tööelus just see rahu on hästi oluline märksõna, et see, mida sa valid, sa saavutad sellise sisemise rahu. Ja see sisemine jõud paneb sind särama ja sa särad sisemiselt poolt väljapoole, et ei ole vaja selliseid kristalle ja pärleid enda ümber panna, sest sa särad seest poolt väljapoole, nagu see väike chipmunk siin, väikene oravake, et täpselt niimoodi, et oled valgus, kes on juhendatud ja kes saab edasi liikuda mõnusas, tugevas rahuenergias. Ja kui see kaardin lugemine sind kuidagi kõnetas, jäta mulle kommentaar, pane like ja kui sa soovid, olen avatud ka individuaalsetele kaardilugemistele ja tervendusseanssidele ning soovin kõik ilusat, armastust, valgust, edu ja rahu. Aitäh!